ma arvan, et ma sain isa töödest päris palju aru, kuna ma käisin temaga nii palju kaasas. Ma kuulasin neid jutte pealt ja mulle tundus see väga-väga tähtis. See looduse kaitsmine oli ikkagi kõige tähtsam asi siin maailmas. Ja ta oli idealist ja ta oli maailmaparandaja ja ta oskas inimesi niimoodi innustada, et sa tahtsid nagu tema mõtetega kaasa minna. Isa tegi palju tööd, aga ta oli alati olemas oma pere jaoks ja oma lastelaste jaoks. Me olime eelmine päev veel suvekodus, me käisime samamoodi mustikal. Isaga koos korjasime terve päev otsa mustikaid, rääkisime ilma asjadest ja minu meelest oli see sama päev, kui isa ütles, et tead, et peaks vist endale džiibi ostma, et oleks turvalisem. Järgmine päev läksi tema isa linna ja pidid õhtul tagasi sõitma. Ma olin lastega ujumas, kui tuli naabrinaine autoga. Astub autost välja ja vist hakkas nutma. Keset Tallinna linna oli auto sõitnud tohutu kiirusega lihtsalt minu isa autole otsa ja isa sai silmapilkselt surma. Ma tõesti mõtlesin, et see juhtub kellegi teisega, et see nagu ei jõudnud mulle üldse hästi kohale, et minu isa enam ei ole. Ma kujutan seda iga päev ette. Kuidas isa käiks minu poegadega oma metsas ja õpetaks neile maatööd. Ja siis ei oleks enam see võõras vanem mees koeraga, kes siit mööda läheks, vaid olekski minu laste vanaisa, kes tuleks meile külla.